Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista. 50 aastat Värska originaali. 6. käigu paneb sisse Unibet. Mängijatelt mängijatele. Särrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tere kallid rallisõbrad, ütleme teile viimast korda sel nädalal siit ERMi tagant vanalt Raadi lennuväljalt paigas, mis kunagi oli Rally Estonia hooldusala. Nüüd väga sedamoodi enam välja ei näe. Ütleme nii, et ainus, kes jääb, on Hyundai ja meie. Viimased mohikaanlased. Kõik teised on lahkunud või tegemas kiiret tööd, et asju kokku pakkida. Hyundai. Käisin, küsisin, enne ma pakkusin, vaata mingi hetk, et kui kaua see Hyundai maja kokkupanek aega võtab. Käisin, küsisin üle ja kokku panevad 3 päeva täpselt ja püsti panevad täpselt 4 päeva. See on siis kolmapäevaks umbes maha. Siit Soome saab 2 päeva sauna võtta ja siis hakkame uuesti püsti panema. Tõenäoliselt siis nad peavad hakkama seda järgmine nädal neljapäev reede püsti panema, et esmaspäevaks oleks kindlasti püsti ju. Neljapäeval. Aga miks nad esmaspäeval alles püsti panema hakata ei või? Ülejärgmine nädal on juba ju ralli. Noh, esmaspäeval on juba see vaja. maja on ikka esmaspäevati püsti juba, ma arvan. Okei. Igatahes ralli on läbi. On läbi Kalle Rovampera võiduga, ei mingit üllatust. Ja aga võib-olla üllatus on ainult see, et see võit on peaaegu minutiline. 52,6 sekundit Thierry Neuville'i ja 59,5 sekundit teise soomlase Esa-Pekka Lappi ees. Ega palju puudu jäänud, oleks võinud siin ju soomlaste kolmik võik ka tulla, kui üks belglane ja üks britt oleks natukene ebaõnne kogenud, aga meil on tegelikult kõik 8 WRC autot turvaliselt finišis. Ja kui Otilt võtta ära see Dotter 5 minutit, siis kus ta meil platseerunud oleks? No 5 hetkel, aga noh. Jah, tegelikult ju laupäev pühapäev oli Ott stardis esimesena, et selles mõttes me ei saa nii-öelda täit pilti ette. Aga ma arvan väga muljet avaldav selle kogu Rovampere tuleku juures on see, et reedese võistluspäeva lõpuks juhtis Neuville'i ees 3 sekundiga. Teise päeva arvestuses võttis tagasi 31,9 sekundit ja täna kogu päeva arvestuses juurde 14 sekundit. 2 päevaga selline töö ära teha on ikka uskumatu ja tegelikult neid katseid vaadates ka kellelgi ei olnud isegi mitte midagi olnud kellelgi vastu panna, et isegi splitid olid nagu täiesti ebanormaalsed, et kui kõik räägivad, et tulevad seal suht viimase piiri peal ja mõni üksik viga võib-olla kuskil, siis Rovanper ütleb, et tuleb nagu tuleb, et ta ei punnita väga ja aga katsevõidud tulevad. Nagu mees ütleb, et kui ma tahan katseta võita, siis ma võidan. Jah, ta seal viskab ägedaid soome. Ei ole küll tema tsitaat, see kuulub ühele teisele legendile, aga... Ta viskab vahepeal ägedaid soomekeelseid tsitaate vahele ka, huvitavaid väljendid ja... Aga mis me ütleme Kalle kohta, et anname selle pärja juba ära ja lähme laiali või? Ega tegelikult küll. Ma arvan, et eelmine aasta... Hoiame natuke raha kokku. Eelmine aasta vist oli ka selline lugu, et kuskil Poola hooaja pealt hakkasime seda pärga juba andma. 55 punkti on vahe. Jah, et noh, me teame, mis rallid siit tulevad ja kui hästi need talle sobivad ka. Nii et domineeriv ilusti, pole midagi öelda. 170 punkti on koos, Elvin Evans kaotab 55-ga.
Neville 58 ja Ott 66 punktiga. 66 punkti ja 5 rallit minna. Noh, jah. Ei, no siin selles mõttes ei ole nagu midagi, et jätkuvalt ma ütlen, et Rovanpera ühe vea hooaja jooksul teeb. Ma ei taha seda uskuda, et ta tuleb ilma vigadeta. Aga 6. Kaike, et Delfi ootab smuuti retsepte viimasesse saatesse. Sa pead mulle mingi chili challenge'i tegema siis, kui ma kaotan selle. Aga selles mõttes, no seal ei ole kellelgi midagi vastu panna. No. Kõik teised on hädas. Kõik on hädas. Rovanpera ei ole hädas. Ta ei kurda ka mitte millegi üle. Et millest me räägime? Jaa, vahel ma mõtlen, et miks Evans samasuguse autoga sama kiiresti ei liigu? Jah, see on hea küsimus. Tegelikult üldse Evansi teemal ma täna või just siia tulin, siis ma veits nagu mõtlesin, et huvitav, mis ta saatus on, et ta nagu on ju, nagu ei ole. Midagi ta teeb, samas toob kindlad punktid. Kas Toyota ise... Mis aasta see oli, kus me ütlesime, et järgmine aasta tuleb maailmameistriks? Äkki oligi üle-eelmine, kui ta kihutas võidu Ogieriga või 3 aastat tagasi nüüd on ju. See oli vist aasta pärast, sel aastal hakkas ju rääkima, et järgmine maailmameister, kui ta seal Monsas ära käkkis. Ja, just. Et siis läkski ju viimase ralli peale, et kes maailmameistriks tuleb. Aga... Ja siis ma nagu tegelikult ei oskagi nagu öelda, mida Toyota tahab üldse. Tegelikult on neil ju ideaalne pakett olemas. Rovanpera võidab rallisi, Evans toob kindlad punktid ja siis on noor sõita on jaapanlane. Mida seal vahetada? Kui hakata vahetama, siis ühel hetkel jaapanlane välja vahetada, sest nad koolitavad uusi jaapanlasi juba. Jah, kui sealt tuleb mõni parem jaapanlane. Kui tuleb. Mida teha Evansiga? Kas nad hakkaksid Otti näiteks palkama? Et tuua veel üks kõva vend punti, kes tõenäoliselt sõidaks Evansi üle. No me nägime punktikatse lõpus Latvele ja tänaks said väga sõbralikult läbi. Et tegelikult on päris põnev, mida tehakse. Kas Toyota on valmis kindlast punktitoojast loobuma, et võtta üks kõvem vend veel punti? Kas neil on seda vaja või ei ole, sest kindlasti on Ott ka teise hinnaga sõitja. Jaa, mis Otist üldse tulevikus saab, selle kohta on meil juba küsimusi ka, et võtame siis selle... Üldküsimus, ma ei mäleta, kes selle saatis, et kas neljapäevane õnnetus oli siis viimane piis Koti karikas M-spordi kontekstis. No ma ei tea, mitmendal korda me seda küsime. Tundub, et iga ralli me küsime seda. Aga ma arvan, et tead, vaatasin viimast katset ja nüüd ma arvan, et nüüd on küll kõik. Ja mu usk täielikult kadus pärast Power Stage'i intervjuud sellesse, et Ott jääb M-sporti. Ta oli lihtsalt, küsiti, et mis saab Soomes ja ta ütles, et mitte midagi ei saa Soomes. Sõidame selle koha peale nagu täna ja eile, mis tähendab 5.–6. koht. Ott läks M-sporti selleks, et sõita maailmameistri tiitli nimel. Ta läks selle pärast Hyundaist ära. Ott ei jää M-sporti. Ma ei näe sellel. Ja pluss veel M-sporti ei suuda maksta ka. Ma saaks sellest aru, kui Ott mõtleb, et davai, andke mulle siis plekki ja ma tulen tiksunde selle autoga, mis ei sõida. Aga seda ka ei ole ju. Jaa, Sunnineni katselõpu kommentaar oli päris huvitav, et mäletab, kuidas Ott läks Hyundaist ära. Mitte midagi ei toimi, kõik on pekkis. Sunninen ütles, et kõige parem tiim. Jumala briljantne kõik. Jah, nagu üks eile vist saime korraks rääkida, et kui Ott läks Toyotast ära, siis oli Toyota jumala halb. Kõik oli tuksis seal. Pigem jällegi isegi see management pool oli halb. Läks Ott Hyundaist ära sellepärast, et pigem see managemendi pool oli halb, sest auto oli tegelikult ju heaks saanud. Sama oli Toyotaga. Ja nüüd kõik, kus ta ära on läinud selle managemendi poole probleemide pärast, see kõik on nagu kohe pärast seda nagu lahenend. Et selles mõttes ma usungi, et ongi hästi. Jaa, teate, anname väiksed auhinnad ka ära. Meil on sellised väljamõeldud tiitlid, enne kui me lähme järgmise kategooria juurde, milleks on siis Rally 2 ja WRC2. Nädala tegijas vist ei ole kahtlust. Ei ole, siin ei ole mitte mingit kahtlust. Roland Poom. Täpselt nii, auhind, kus on? Ei, tegelikult tahtsin öelda Kalle Rovanpera. Jaa, absoluutselt Kalle Rovanpera. Siin ei ole mingit küsimust, ta lihtsalt domineerib seda sarja. Pole kahtlust. Igavaks läheb juba, jah? Tegelikult ei lähe, tegelikult vendel lahe. Kusjuures tegelikult ei lähe igavaks. Võrreldes F1-ga see ei lähe igavaks. Ja ma ei tea isegi, miks ei lähe igavaks, sest tegelikult ju võiks minna juba igavaks. Sest sa tahad näha, kui palju ta on veel võimeline võitma või kui suurelt. Ja võib-olla... Mis see nüüd 13 katsevõitu järjest või? Jaa. Ja sellega on nüüd lööbi rekord löödud? Vist on sama või? Lööbil oli Korsikal kuskil 2000. Ma arvan, et see on nüüd võrdne äkki. Ei, kui tal oli 12, nüüd on siis... Peaks olema 13. Kuuled, ei, see on järjestikust katsevõitu ja Rovanpera oli 12 vist. No okei, vahet ei ole, 12-13, aga sellega oli seoses oli naljakas seik meil pressikeskuses seal hommikupoole. Jaan hakkas lappama mingeid vanu tulemusi
kuulge, mida te ajate? Võtke nüüd lahti, 70. aasta. Mis see oli? Uus-Meremaa ralli. 2000 katsekilomeetrit. Ja mingi sass pani 70 katset järjest. Okei, no ütleme siis räägime tänapäevast ikka. Tänapäeva ralli mõistes, jah. Ma ei mäleta, mis see küsimus oli, aga... Ja ma ei mäleta. Nädala ebaõnnesõdur. No, Ott. Jah. Ei, vist ei, see on nagu nii next level ebaõnn, kui üldse olla saab, et vist ma ei vaidleks vastu, jah. Mina hakkasin selle peale mõtlema. Kas see reegel on nüüd nii karm, et me ei saa seal mingeid mööndusi teha, me ei saa mingeid tingimusi, karistusi anda. Kas me ei saa selle reegli otsa vaadata inimlikult, teha inimlik otsus tänast päeva, tänast rallit arvestades? Ma arvan, et me anname kodupubliku kõige suuremale soosikule kohe laksaka ära 5 minutit. Kas see on vajalik? See ei ole vajalik, aga see reegel oli niimoodi kirjas, jah, et sealt ei ole võimalik mööda minna, aga juba FIA andis teada, et see reegel vaadatakse üle. Just selle uudise valguses ka, et siis me peame kogu selle reeglite raamatu uuesti võtma ette ja mängima läbi kõik need olukorrad ja mõtlema, kas see on loogiline, mis meil siin kirjas on. Aga miks seda pole tehtud? FIA ametnikud on... Mingi 100 aastat tagasi tehtud reeglid. Me teame, mis seal FIA putkas toimub. Nüüd läheb seda reeglit vaja. Vaatame nüüd. Kuule, siin on 5 minutit kirjas. Puhka jalga. Ma ei mäleta, kas mu statistika on õige või ma ei tea, kuskilt meenub, et äkki mingi 2014 võis olla samasugune case kellegiga. Võib-olla on nüüd rohkem hiljuti ka. Miks me siis ei muutnud seda? Et siis oli täpselt sama teema, aga siis jäi see teema õhku kuidagi. Kedagi väga juvitanud. Muudame või ei muuda? Soome tuleb kohe peale, ei viitsi. Tõenäoliselt siis probleem oli sõitas, kes ei läinud kuhugi võidu peale sõitma, võib-olla sõitis seal viimase koha peale. Aga täna Ott tuli Eestis tuli sõitma võidu peale selline asi juhtus. Aga öeldi, et võetakse ette. Tegelikult peakski kogu reegli raamatu ette võtma. Masendav. Nädala õnnestuja. Mina annaks Teemu Sunninenile. Nõus. Tuli, nägi, tegi oma töö ära. Sest tegelikult ju mehed, kes sõidavad kogu aeg, Lube, Katsuta, pani korralikult ära neile. Lubeelt 49 sekundit ja Katsutat samamoodi on ju. Ja kui me võtame Rovamperaga, pole mõtet võrrelda on ju. Ja Neville, Lappi, Evans, nad panid 3 nad sõitsid terve ralli sekundis põhimõtteliselt. Et nendele meestele ei olnud siin midagi hakata nagu isegi proovima polnud mõtet, sest Teemu pole 2 aastat istunud ju nii-öelda WRC autos. Et ta võitis selle, mis võtta oli. Siin ta võttis täiesti maksimumi ja tegelikult ilma ühegi kriimuta auto veel. Jah, kelle siin üldse mõni kriim on? Vist ei olnud kellelgi, aga isegi Katsutal ei olnud vist. Nii, nädala üllataja. Mina jäin hätta. Mul on üks mõte, aga mis sinu mõte on? Tead, üllataja. Kas me räägime ainult siin nüüd ralli 1 arvestuses või? No sa võtaks tagantpoolt või? Keegi nagu, Neville üllatas. Selles mõttes, et mina ei oleks teda äärmisel juhul top 5 sinna lõppu oleks paigutanud võib-olla. Mina paigutasin ta oma ennustuses, et Sunninen on tast kiirem, et kui üllataja, siis Neville. Mina oleks selle nädala üllataja andnud Delfi lugejale. Ma arvasin, et neljapäevaga on kõik. Et me siin teeme ise endale seda saadet ja neid blogisid asju, aga tuleb välja, et meil ikka on veel lugejaid. Ma saan aru, et päris palju oli, jah? Jah. Nii palju, kui siin kuulda on diivani pealt. Infot tuleb. Vaata, ralli on küll selline asi, kui vaata see õnnetu tenniseturniir, kui eestlasi poleks mänginud, teiste publik ei tunne teisi tennisiste. Aga rallisõitjatega nii, et me teeme une pealt ka, kes see Esapekka lappi on ja mis on tema plussid ja miinused. Ralli on selles mõttes äge et üldiselt ollakse ju ikka kõikide sõitjate fännid ja toetate. Ei ole see, et Eesti ralli fänn toetab ainult Ott Tänakut. Tegelikult elatakse kõigile kaasa. Absoluutselt. Nii, nädala pullivend, teist rallit järjest saab Lappi selle tiitli. Ja kindlasti. Lappi, mulle meeldib Lappi väga ja sa kuskil ka küsid, et kas lähed veel... Täna hommikul oli kuskil. Kas sa lähed, et siin Evansiga on tihe võitlus, kas sa lähed Neuvilli ka püüdma? Siis lõi käega, mis te oma naljadega siin. Mis te teete siin nalja? See ei ole ju lubatud. Et äge jah. Ei, Lappi on, ma arvan, üks hetkel kõige selliseid ägedamaid karakterid siin sarjas. Võiks kiire auto ka saada? Ma arvan, et autol pole... Kus juures? Tead, mis on? Thierry Neville sõitis esimest korda Esapekka lappi tehtud seadistusega.
Miks nii? Sest Neville arvas, et tema ei oska kiireks ralliks seadistust Kuule, teha. Neville ütles ERR-ile neljapäeval huvitava lause. Ma mõtlesin, et ma kuulan selle üle, aga ma ei ole jõudnud. Ta ütles midagi sellist, et nüüd, kus mu tiimikaaslane on Lappi, mitte Tänak, nüüd me arendame autot kuidagi ühes suunas ja kuidagi mõnusam on nagu olla. Ja ma olen seda kuulnud varem ka. Ei, ma ei lugenud seda, aga ma olen seda varem ka kuulnud. Et mis tõlgi ära? Et kui Ott oli meeskonnas, siis nagu see arendus läks täiesti nagu... Ott tegi mingi oma asja või? Ja, et noh, et ütleme, et Neville'i sõidustiil ja see, mida ta soovib, ei läinud väga sellega kokku, mida Ott tahtis. Ja aga sina arendab oma autot, Ott arendab oma autot. No, ma ei tea, kuidas need asjad seal meeskonna siseselt toimivad, aga tõenäoliselt on see, et kui tehti mingi uued autod olid ka just tulnud ju. Või Ott sõitis ikka selle autoga? Ja, sõitis ikka või? Ja, ikka sõitis. Et uued autod oli just tulnud ja siis oli ju varuosade probleem. Ja siis tehtigi nii-öelda tõenäoliselt vaadati, et Ott tuli, teeme Oti järgi auto valmis ja Neville sõidab sellega, mis Robin. on. Et ma ei tea, võib-olla oli asi selles, ma ei oska nagu öelda, aga selles mõttes küll ma olen lugenud ja Neville on öelnud seda päris mitu korda, et nende vaated Otiga oli täiesti erinevad, milline auto peaks olema. Okei. Ja viimane tiitel, mis ma kirja panin, on niisugune nädala mölakas. Need on siin mitu. Need on need vennad, kes seal eile SS13 korralduse hiirasid ja linte maha võtsid. Nädala mölakas. No siis selge, siis anna meile. Et sihukest asja ärge rohkem tehke. Õnneks möödus viperusteta see ralli ja ühtegi katset ei pidanud ära jätma, mida me tavaliselt ikkagi üle maailma ei näe. Ja tegelikult ju ralli ikkagi väga üllatav jätkuvalt on see, et protsentuaalselt väga palju sõiteid ära ei kukkunud, kes startisid nende hulgast. Kuulge, vaatame vahepeal Urmo Aava intervjuu ära, siis vaatame teisi klasse ka. Urmo Aava ei saanud meile otsesaatesse tulla, sest pakib Leigol asju kokku, aga ta vahepeal sattus pressikeskusesse ja võtsin hõlmas kinni. Vaatame ära ja siis reklaamid ja tuleme tagasi. Rally Estonia pressikeskuse ees oleme kinni püüdnud Urmo Aava, kes siin hoogsalt on intervjuusid jaganud vasakule ja paremale. Sul vibe on selline, et nagu oleks ralli juba läbi. Siuke pingelangus tundub sulle olevat? Mul on rahutunne, mul on tegelikult üsna rahulik on olnud terve ralli ja ma loodan, et see läheb lõpuni välja, et 70 tiimijuhti, kes meil on teinud juhtimise poolest kõva sammu edasi. Kõik asjad lähevad õlitatult ja loomulikult need üle 3000 inimesi, kes nende all on teinud ka väga head tööd, et on olnud mingid väikseid muresid, aga see on loomulik, kui on nii palju rahvast ja selle taseme üritus, et väga vinge on olnud jälgida kogu seda ja loodame, et nüüd 2 katset lähevad ka lõpus ilusti ja saame selle ralli nii Power State'i poodiumil kui ka Tartu kesklinnas kokku võtta ja siis olla õnnelikud tehtu üle. Mis sa selle ralli võistluspoole kohta ütled, et kas see neljapäevane Oti ebaõnn mootori näol võttis motivatsiooni inimestel väga maha? Mina arvan, et ei võtnud, et nii nagu ma ütlesin avamiskõnes ka, et eestlased on väga kõvad rallifännid ja nii korralduse poole pealt kui ka fännide poole pealt käis korras ja nõksakas läbi, aga tegelikult kõik on väga hästi vastu pidanud ja eile käisin ka katsetel oma riigi ja siis erasektori toetajate ja pikaajaliste panustajatega ja võtsime kohe sellise suuna ka oma programmis, et käisime nii suuri areene kui ka täitsa metsikuid alasid ja jube kihvt oli rääkida inimestega erinevates alades ja eriti just nendes metsikutes alades, et mille osas me oleme saanud kriitikat, ei saa valida neid kohti, siis tõesti see pingutus oli seda väärt. Inimesed olid metsa all, olidki oma toolidega seal ja nautisid rallit ja kõik, kellega ma rääkisin, olid õnnelikud ja väga hästi teadsid, mis nad teevad, et kindlasti tulevikus seda tüüpi aladesse panustame veel rohkem. Aga veel vastus su küsimusele, et vaadates selle aasta Rally Estoniat, siis on spordi mõttes täiesti erakordne. 8 WRC autost ju põhimõtteliselt keegi ei ole mingit tõsist viga teinud. Siin mõni laiaks laskmine ja mõni niisugune rehvipurune, mis ei ole isegi päris rehvipurune, aga selline aeglane tühjenemine. Et poleks Oti mootoriga seda juhtunud, siis ma oleks näinud täiesti erakordset rallivõistlust, millest me oleme kõik unistanud, et
tegelikult neli tüüpi on pannud terve ralli küll nagu esikoha võitlusele nüüd eile pärastlõunal see tervise selline aeglane refi tühjenemine andis löögi, aga kui oleks Ott ja Martin olnud ka siin pildis, täiesti erakordne ralli oleks olnud, et sellest on mul mega kahju, aga midagi ei ole teha, me kuidagi aega tagasi ei saa keerata ja nii on. Peep Pahvi täna hommikusest reportaasist lugesime, et kitsehüpetel oli ikka metsik rahvas. Kas oli sinu jaoks üllatus, et Delfi selle nii suureks rääkis? Ei ole üldse üllatus. See näitabki seda, et tegelikult see, mida rallifännid on meile ette heitnud, et tahavad ise valida, nad teavad ja mida ma juba tean eelmisest aastast ja veel sain kinnitust sellest aastast, et sa lähedki sellist metsikutesse aladesse ja räägid nende fännidega. Need on nii nagu meil on professionaalsed rallisõitjad, siis meil professionaalsed rallivaatajad ja nad teavad väga hästi ja kui sa lood neile võimaluse minna, siis nad lähevad ja kasutavad ja see ongi äge. Lõpetuseks, mis saab järgmisel aastal? Meil on sära silmis, kuigi sa ütlesid, et mul on pingelangus, nüüd tuli väike sära silmi, et me töötame edasi ja meie tiim väga tahab teha ja ka siin promootoriga selle ralli jooksul on olnud mitmeid kohtumisi ja promootori poolt on kõik uksed avatud. Loomulikult 2024 WRC teha on tänasel hetkel väga keeruline. Aga mitte võimatu? Mitte midagi ei ole kunagi võimatut ja mainisime ka promootorile seda, et kui me saame siseriiklikult nii riigi poolega kui enda erasektori toetajatega asjad selgeks ja me kindlasti peame seda augustikuus tegema, siis promootor on väga avatud ja mainisime ka seda, et kui kellelgi on mingi mure mõnel korraldajal WRC sarjas, siis me kindlasti oleme valmis väga kiiresti reageerima. Kui me eelmine kord saime hakkama 60 päeva pluss ja kui meil on ettevalmistus olemas, ma arvan, me isegi 24 saaksime väiksema ajaga hakkama. Riigi jutule pääseb praegusel keerulisel ajal? Ikka pääseb. Nii kitsas, et makse ei mõeldakse välja? Ikka pääseb. Küsimus on, kes mida mõtleb riigi jutule pääsemisega, et heas mõttes öeldes, siis meie ülemus on Kultuuriministeerium ja kultuuriminister oli siin nii avamisel kui ka esimesel katsel. Mul tundus, et talle väga meeldis. Kultuuriministeeriumi teised spetsialistid on vaadelnud erinevaid aspekte siin terve ralli ajal. Suhtlus on käinud ju isegi julgeks öelda, et üle 10 aasta nendega see koostöö on paranenud. Et ega sellest ma isegi ei kujuta ette nagu paremat suhtlusviisi või dialoogi. Et loomulikult teiselt poolt on ja me kõik teame, et riigi eelarve on keeruline. Pandeemiat selja taga sõda käib, on ju, majandusele liiga hästi. Et olukord ei ole lihtne, aga ma arvan, et kui me vaatame seda majandusmõju, mida Rally Estonia genereerib, seda ülemaailmset tuntust ja vaatame mingeid teisi aspekte, et mida see annab infrastruktuurile, kohalikule ettevõtlusele ja missugust väärtust ta loob ka nendele inimestele, kes on seotud siis korraldusega ja mitte ainult korraldusega, kõik siin ümber meediale, siis tegelikult selline suur üritus paneb kõiki pingutama palju rohkem ja tegelikult viib Eesti inimesed oma siis professionaalsuse poole pealt. Vahet ei ole, mida nad teevad. Siis nad turvavad rada, ehitavad teid, teevad reportaase nagu sina, siis viivad hoopis teisele tasemele. See viib elu edasi ja ma arvan, et mitte ainult Rally Estonia, vaid kõik suured üritused, mis Eestis toimuvad, siis tuleb võtta väga tõsiselt ja väga tõsiselt kaaluda sinna investeerimist. Aitäh sulle! Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil.
avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista. 50 aastat Värska originaali. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Sellised mõtted siis Urmo Aavalt. Tegelikult jäi küsimata see küsimus, et mäletad, me saime riigilt ju tegelikult 1 miljon vähem kui tavaliselt. Et mis siis nagu tegemata jäi? Kõrvalt vaadates küll tundud midagi... kuskilt midagi vajaka jäi. Kui ma õigesti mäletan, siis tegelikult kui ta meil stuudios käis, siis me nagu rääkisime, et mis nüüd tegemata jääb, aga tegelikult ju on nii palju tööd aastate jooksul ära tehtud ka teedehituse osas ja uute lõikude ehitamine ja kõik jutud, et seda kulu oli võimalik optimeerida ja mitte lihtsalt uusi teid juurde ehitada, mis on oldki, ma arvan, suurusjärgus selline kulu võib-olla, et see osa ei sel aastal tegemata, aga nagu öeldud, et nii palju on tööd juba ette ära tehtud, et see oli okei, et mitte investeerida uute teede ehitusse. Minu arust, mis varasemast oli hoopis teisiti, ikkagi see expo-ala oli kuidagi vingem. Kõik, kes siit mööda läksid ja läbi läksid, ütlesid, et see on äge asi, kus olla. Et sa saad tasuta käia ja kas või mingid simulaatorid proovida. Sa võid päeva ära sisuliselt. Jaa, tegevust siin ju oli ja rahvas ikka käis nii palju, kui näha oli. Et kindlasti pakub see ju midagi juurde, et igaüks võib-olla ei viitsi siin tund-kaks neid ralliautosid vaadata või lihtsalt servise telke. Et siis on vähe... Aga neid huvilisi oli ka, et keda huvitas, mis pidi tõstetakse tungi ja muidugi, kust mootor välja käib. Ikka jah. Ega mootori vahetust iga päev ei näe? Ei näe muidugi, aga jaa, nagu ma ütlesin, tahtsingi öelda seda, et kõigil oli midagi, et kui sa tuled terve perega, siis ei saa eeldada, et kõik on fännid, et vähemalt on kõigile midagi. Jaa, aga räägime teistest kategooriatest ka. Vaatame WRC2 arvestust. No seal käis lõpuni kõva võitlus, väga kõva võitlus. Väike õnnetus ka. Väike õnnetus. Viimasel katsel Gus Greensmit. Ja Gus Greensmit kukkus ära siis... kus ta oli omadega? Ta oli... Kusjuures ta ei sõitnud WRC2 punktidele vist, on ju? Täitsa võimalik, siis me peame teda vaatama teist kohast. Ja ta oli... Ta oli 3. Rally 2 arvestuses. Aga Rally 2 arvestuses ega sellele eraldi poodiumit ei tehta või tehakse või? Tehakse WRC2 ja Rally 2 kui on erinevad, siis tuleb 2 poodiumit. Mõni mees saab siukse koorma täie endale. Mu rekord on olnud 4 karikaga tagasi tulla. Kus kohas siis? Lätist. Aga mis ma tahtsin tegelikult siin WRC2-s öelda on see, et lõpuni käis ikka kõva võitlus ja kõva võitluseks Egon Kauri ja Robert Virvese vahel. Siin oli, palju siia lõpuks vahe jäi? 1,5 sekundit. Ei, sorry, vähem jäi. 0,4. 0,4 ette päev. Virvesel tänane päev läks kehvasti. Hommikul rääkisime, oli 5, on ju. Ja ütlesin, et poolakas Mikolai Martšuk tuleb tagant jube kõva hooga, et loodame, et ära ei võta. Võttis ära, aga tuli ka Egon Kaur väga lähedal, aga Egonit suutis selja taga hoida. Robertilt õnnestumine. Ma ütleks küll, selles mõttes ju auto põhimõtteliselt ütleme ilma suurtemate vigastusteta kohale toodud. 3 esimest on sellised mehed, et nendega pole lootuski hetke veel konkureerida, sest kogemuste vahe on nii suur. Marko Puluatsia ka pigem kogenud vend. Minul see Martšik on siuke tundmatu suurus. Ta on päris kõva tegija tegelikult. No ta lihtsalt ei ole nii kõvaks räägitud, et kes teab, see teab. Robertilt siis võtame natuke kokku ka seda, et mis ta siin katse tulemused olid. Siin on, mis tal on siin, tal oli 5. kohti palju. Parim katseaeg 4 äkki, 2 korda, 3 korda. 3 korral siis katsel 4, mis on väga okei tulemus. Roberti karjäär läheb ainult püstiloodis üles, ma ütlen. Jah, ma olen ka täitsa rahul teema tulekuga, aga Mikkelseni võitsis 9,7 sekundiga Sami Bajari ees ja 3. koht Emil Lindholmile. Mikkelsenil kõva võitlus ju käis esimesel päeval Oliver Solbergiga. Kusjuures Mikkelsen ka veel enne ütles, kui Solbergi välja sõits, et tema ei sõida selle tempoga.
et talle tundub, et Solberg võib-olla pingutab üle ja tal ei ole seda tempot praegu võtta või kui ta võtab, siis hakkab juhtuma. Ja Solbergil mõni katse hiljem ka juhtus, sõitis tagavedrustuse alt ära ja tegelikult oli Solberg kiire ikka. Solberg on väga kiire. Mikkelsen pigem oli sellise turvalise tempoga, aga võib-olla see tuleb ka vanusest, et natuke tead ka, mis teed ja kus vajutada. Ja, nii Rally 4-st väga palju pole rääkida. Meil on siin Romet Jürgenson ja teised mehed pole veel finišisse jõudnudki. Teistega on niimoodi, et Vaher katkestas 19. kiiruskatse. Õigus, tal oli see laks ju. Ja, nägime pilti ka. Accident sõitis välja ja Sei ei ole veel lõpus vist lihtsalt, jah. On ikka, Sei on ka lõpus ja superralliga, nüüd seal ei ole mõtet aega isegi vaadata 47 minutit Jürgensonile. Aga Jürgenson ka tubli töö, et tuli ikkagi suurte probleemide vabalt. Me ei tea, väiksem probleeme seal tagumistel on vist kõigil. No nagu mainitud sai on ju, ta ju hüppas Rally 3 autost siia Rally 4 autosse ja polnud kordagi kilomeetrit selle autoga kruusa peal sõitet. Ilmselgelt ta natuke lootis kiiremat toogu, ma arvan, võrreldes teiste Eesti poistega, aga auto lõpus peasid kilomeetrid käes ja see oli ta 12. ralli üldse, nii et ma arvan, et okei. Enne kui me vaatame päeva viimast videot ja tõmbame saate kokku ka, siis meil on ikkagi auhind. G4S. Peaaegu läks meelest. G4S tasuta koduvalve aastaks. Ja me valisime küsimuse välja. Me valisime mehe välja, kes on saatnud mitmeid küsimusi. Aga millest vast kõige lõbusam oli see fantaasia ülesanne. Me panime oma tiimi kokku. See oli päris lõbus eile õhtul, jah. Me pole veel Martinsoni öelnud, et ta pressiesindaja et meil pole talle midagi maksta, sest meie budget on siuke nagu ta on. Ma mõtlesin sellega välja, et sa tiimi pealikuna pead vahel ise ka sõitma. Sobib. Et kulude kokkuhoid. Ja, ma võtan hea meelega vastu. Me ei saa Jasperile igal etapil ka nüüd maksta. Ei, lahe. Georg Sonne, auhind on sinu. Sinuga võetakse ühendust. Kuidas sa auhinna kätte saad? Ma arvan, et G4S-i poisid ja tüdrukud räägivad sellest sulle. Aga ei, küsimusi on ju veel tulnud. Kuulame huviga. Küsimusi on tulnud nii, millised neist nüüd tänased on. Anneli Peebo on kirjutanud meile. Ei tea, kas see päris Anneli Peebo või nimekaim. Tema soovib teada, kas lapsed on ka väikesed rallisõbrad ja kuidas nad reageerivad isa tublide tulemuste peale? Ma arvan, et siis on mõeldud, kui isa on rallisõitja. Ma ei tea, oleneb lapsest, aga ma arvan, et ikka kõik elavad kaasa, kui keegi vanematest midagi teeb. Ma eeldan. Ma arvan, et õnnelikult, kui isa tuleb lihtsalt mingi nänniga koju. Ja. Aga see on ju lahe ka, ma arvan, vaadata, ma ei tea, All Live'ist ja kuskilt TV3-st vaadata, kuidas isa kuskilt kihutab. Ma ei tea, tundub äge. Tundub. Nii, aga okei, tõsistamate küsimuste juurde. Joonasel on päris pikk jutt. Kui Ott M-spordiga liitus, lubati parimat autot ja meistritiitlit. Mäletame. Seni on sendi saagimise tulemus olnud täielik pettumus. Lihtne küsimus. Kes M-spordi vaatest vastutab? Miks ei ole Eesti ralli ajakirjanikud pommitanud M-spordi tegelasi küsimuste laviini ja Eesti rallirahva pettumusavaldustega? Olen rallivaataja, kes on vaadanud, aga see on juba järgmine küsimus. Miks me ei pommita? Miks meil ei istu Rich Millener siin ja miks me ei väänata käsi? Ma ütleks niimoodi, et tänase hetkeni või ütleme neljapäevani oli veel talutav see asi. Ja tegelikult Jott oli nii-öelda, ütleme mitte küll tiitlikonkurentsis, aga ikkagi teise koha konkurentsis vabalt olemas, et võiks sõita. Ja ülejäänud hooaeg, kui oleks nii-öelda normaalselt minemas, siis ma arvan, et seal ei ole nagu midagi väga vinguda. Me teadsime, kus kohas see meeskond, kus kohas see auto hooaja algus kohe on. Ott ütles kohe esimesel rallil, kus see auto omadega on. Ütles, et tööd on vaja teha. Ja esimene pool hooajast vähemalt mina eeldasingi, et ongi tööd vaja teha ja me ei saagi eeldada kogu aeg kõvasi tulemusi. Kui tuleb 6-2 võib-olla head tulemust, on väga hästi juba. Aga see, mis siin on toimunud, tõenäoliselt saab ka jätkuma Soomes, et ei ole kiirus sellist, nagu oleks vaja. Ma arvan, et nagu nüüd võib-olla on see aeg, kus võib Rich Milleri ettevõtte hakata küsima, et mis saab. Kas nad arvavad, et üks maailmameister, kui kaua ta nagu on nõus seal sõitma? Et ma arvan, et nüüd võib-olla see hetk juba tekib küll. Mina ikkagi panen selle plaadi peale, et ma arvan, et Rich Milleri olukord on ka üliraske, sest eelarve ikkagi seab mingid võimalused ja varuosad ja me näeme nüüd, kellel on suur maja, kellel on väike maja. Me saame oma silmaga tunnistajaks olla sellele, et eelarve on ikkagi kohutavalt väiksem. Ei, seda küll, aga
ma arvan, et see on ajaloos üks esimesi kordi, kus uue generatsiooni auto tulles on M-Spordil kehv auto. Kui tuli 2017 uus generatsioon WRC autosi, Ogier võttis kohe sellega meistritiiti. Võib öelda, et see oli parim auto esimene aasta. Et ma usun, et saab ka väikse eelarvega hakkama, kui tulevad uued regulatsioonid, et ilmselgelt siis nii-öelda teised jõuavad eest ette areneda ja M-Sport jääb paigale, aga kahjuks see kord seda ei olnud. Joonas siis lisab, et plaanis ka ise Rally Estoniat vaatama tulla, aga mõtles ümber pärast mootorivahetust. Ei tahtnud seda soomlaste pidu oma õuel nautida, aga sportlikust pettumusest hoolimata korraldajatele ralli eest 5+2+-iga. Katsed olid suurepärased, kananaha tekitas ihule laul Põhjamaast, seal laulupeo rahvas siis laulis seal Power Stage'il. Need inimesed on teinud ära suure töö Eesti riigi ja rahva maailmakaardile toomisel. 4. WRC etapp, päris ulme ikkagi. Jah, oli ju alles oli aeg, kui me lootsime, et siin midagi et kas üldse kunagi tuleb ja see ei ole võimalik. Ja siis tuli promotsiooniralli, mis oligi lagi ja tegelikult ka Urmo koos meeskonnaga pärast promotsioonirallit ütles, et ei, mis MM-rallist me räägime Eestis. Tegelikult nad ise ütlesid seda. Täna nad ütlevad, et midagi pole võimatut, et need kõik arenevad. Jaa, aga nüüd on see kuidagi nagu ei tahagi öelda tavapäraseks saanud, aga natuke kindlam on küll. Ma arvan, et võib-olla kui me saamegi aastas ja ERC-d vahele, siis võib-olla ei tundu see nii iseenesest mõistetav enam, mis siin on. Ingmar, kes meil siin läbi kaastus, küsib, et kui Otil on hooaja peale kokku 2 mootorit, millest üks on juba kõrvale pandud, siis mis saab, kui teise mootoriga ka midagi juhtub? Kas seda esimest võivad nad hooaja keskel lahti võtta ja parandada? Tänan põneva nädalavahetuse saadete eest. Minu teada on mootorid hooaja lõpuni plommitud, aga kui 2 mootorit on kasutatud ja mootorit võtta ei ole küll, siis ma ei oska öelda. Ma arvan, et ikka võib võtta järgmise mootori ette, et ei pea selle pärast sõitmata jätma midagi. Et tõenäoliselt seal lihtsalt mingi trahv kaasneb või mingi karistus selle. Aga enam meil on vahet, mis? Ei ole vahet, jah. Heiki on ka meil tubli küsija olnud alati. Rally Estonia ajal on mitmel korral kuulda olnud, kuidas sõitjad peavad harjuma kiirusega. Näiteks Greensmith ei sõida isegi WRC 2 punktidele. Siit küsimus, kuhu siis sõitjate oskused kaovad? Saad sa küsimust aru? Jaa, ei sõitjate oskused ei kao kuhugi, aga tegelikult see on ju, meie jaoks tundub see normaalsus, et rallikatsed on kiired, aga mujal maailmas ei ole selliseid kiireid katseid ja tegelikult Rally Estonia on ju esimene kiire ralli kalendris. Neid ei ole palju, et kui siia tulla, siis see on, kui nüüd see rallifänn istub ralliautosse, siis see on tegelikult päris raju ja isegi eestlase jaoks, kui ei ole tükk aega siin Lõuna-Eestis sõitnud, siis see on päris, see on raju. Need katsed on ikka väga-väga kiired ja hüpata seal ja kõik kurvid, kuhu sa lähed, sa lähed pimedusse sellise hooga ja auto lendab ka, et see võib-olla tundub lihtsam, kui see on, et eriti kui sa oled veel välismaalane, mitte siit Skandinaaviast või siitpoolt, et see on keeruline, kui sa tuled kuskilt Itaaliast või ma ei tea, Sardiinia, Portugali teedel oled sõitnud. Et siin see on tummine, Enne kui me vaatame lõpetuseks siis Oti videot, ma näitaks seda ka, kuidas rallipargist lahkusid NATO tangid. Me olime tunnistajaks rohepöördele, paneme selle peale. Suured rohelised masinad pöörasid koha peal. See? Okei, ma nüüd sain aru, mis sa kuidas me üldse aru saime, et midagi toimumas on, me tundsime räiget diislihaisu siia sisse. Ja see diislihaisu oli siin veel mitu tundi pärast. Terve see service park oli mattunud suitsu sisse ja kõik filmisid, nagu näete. M-Sport oli väljas, Rich Millionaire filmis teisel pool, ma ei tea, kas see jäi peale. Tani Sordo oli siin jalutamas filmis. Tani filmib seal just. Ja, paras vaatemäng. Ühesõnaga, tegelikult neid tanke filmiti rohkem kui ralliautosid filmitakse. Et palun visake neile ka mõned tokenid. Siin peab peoga võtma juba. Siin need 4 tanki tegid seda CO2 värki siin, lasid natuke rohkem vist, kui kõik ralliautod nädalavahetuse jooksul kokku. Aga ei, tegelikult on ju lahe näha masinaid. Me teeme siin nalja nende tokenite rohepöörde osas, aga tegelikult, mida me ka raja ääres ju tahame tunda, on ju see diislihais. Jah.
me ei taha ju mingit elektrirallit. Diisliaisu ei taha, bensiiniaisu tahame. No vahet ei ole. Aiseb samamoodi. Ega me ei taha ju elektrirallit, me ei läheks ju vaatama. Meil ei oleks 40 000 pealtvaatajat raja ääres või oleks? Minul on teised vaated selles osas. Ma ei saa 99% ralli fännidega vaielda sellel teemal. Ei, hääl on loomulikult äge. Ei saa midagi öelda. Hääl on osa rallist. Aga... Ei, no see ei ole ju ralli. Praegult on ju elektriautodel see, mis Saksamaal sõidavad, see sari. Ja kõlar on pagassis, mis teeb auto häält. No. Jah, eks küll ühel hetkel see kuhugi areneb, sest lõpuks tulevik on kuskil mingil alternatiivsel värgil niikuinii, et me ei saa siin lõpuni bensiini peal sõita. No paraku küll, jah. Sest me vaatame lõpuks ka faktidele otsa, et meil on ikkagi maailma kõige kuumem aasta üldse Euroopas, et sealt hakkab tulema. Aga ma arvan, et tõmbame siit stuudiost otsad kokku nimekiri, keda siin tänada tahaks ja kellele peaks nüüd, peaks tiitrid panema jooksma. Gunnarile öeldi just kõrva midagi, et ta öeldi teile Nimekiri on pikk ja ma arvan, et kui ma nüüd ette hakkaks lugema, siis jääks keegi välja. Täname kõiki oma taustajõude, kes on aidanud selle siin püsti panna, kes on siin meie Blackboxis nuppude taga praegu ja on olnud loomulikult tiimimanager Kertu. Väsimatult koos meiega. Kertu ei saa midagi aru, millest me räägime. Tal on 20 sekundit on läägi. Hommikul kella 6 õhtul 11 meiega siin vapralt istunud. Täname Rolandit. Aitäh. Täname Gunnarit. Jah, palun. Võtke heaks. Äge oli. Soome rallis jälle keldris. Jaa, väga lahe oli jälle ja see kord aastas siin juba tundubki nagu normaalselt saab õue värske õhu kätte, aga ei ole hullu ka sinna stuudiosse keldrisse minna. No vaatame, kas me järgmine aasta oleme siis siin või oleme Lätis õues. Ma kuulsin, et Läti Delfi omad juba olid küsinud meie turundusinimestelt, et kuulge, lahedat asja teete. Tegelikult. Aga selles mõttes, et nad tahavad ise vist püsti võtta. Võiks kui te kaubale tead, me teeme hommikused saated, te teedke õhtud. Läti keel piisavalt hea ja et ise ära selle jutustaks seal. Jah, aga inglis keeles. Kõik üle Pri-Baltika. Jah, vabalt. Aga vaatame siis lõppu Oti intervjuu ka ära ja siis rohkem stuudiosse tagasi ei tulegi. Ütleme siit tšau. Jah, järgmise korrani, mis on juba ülejärgmine nädal. Just. Ott Tänak, Rally Estonia lõppenud 8. kohaga. Tundub, et selle ralli kõige rõõmsamad hetked olid kohtumised perekonnaga kiiruskatse stardis ja nüüd ralli finissis. Et võib nii kokku võtta seda võistlust? Las ralli ikka olla ralli, et eks ta hakkas raskelt üleüldiselt. Ma ei tea, võib-olla esimene päev oli kõige positiivsem, kui teised veel nii-öelda päris täiskiirusele sõitnud, et eks lõpupoole läks ilmselgelt meil raskemaks, aga eks vast kõige positiivsem on ikkagi need mõned punktid, mis tilkusid. See avapäeva kiirus ja ütleme, tegelikult kõige kiirem sõit, kui nüüd seda karistust maha arvestada, näitas, et tegelikult selle autoga on võimalik kiirelt sõita, see saab ajada selliseks, et olla tippkonkurentsis. Nagu ma just ütlesin, et esimene päev, kui teised veel kiiresti ei sõitnud, siis meil oli võimalust ja eks see väike ralli, mis meil ennem all oli, siis põhimõtteliselt me alustasime kohe maksimumiga, et sealt rohkem juurde ei tulnud, aga nüüd teine, kolmas päev ilmselgelt meil päris sellist kiirust ei ole, et poodiumi konkurentsis olla. Ütleme, Soome ralli on iseloomult teistsugune, seda korduvalt rõhutanud ka, aga kui palju sa nüüd siit said kasulikku infot sellest võistlusest, et minna Soome? Soome ralli test on veel ees ja üks väike ralli ka, et saate veel neid asju nagu proovida ja ära kasutada. Ma ei oska öelda, ega meil siin midagi suurt tulemas ei ole või mingid valikud ei ole, et ma usun, et see, mis meil hetkel on parim ja ega siit väga palju juurde võtta ei ole. Kui me vaatame ajast tagasi, aasta tagasi, ütleme Rally Estonia ka võita ei õnnestunud, läksid Soome, suutsid võita, et kas sa näed võimalust seda trikki korrata? Hetkel ei näe. Mis mõtetega ta nüüd ikkagi sotsid, midagi väga palju muuta ei saa, aga see test on ja see testralli on ka veel tulemas, et midagi te ikkagi seda teha tahate, et mida nagu auto juures peaks või oleks võimalik ikkagi teha? Ma arvan, et hetkel
suuresti need asjad, mis oleks vaja teha, et ta siis nii-öelda kuidagi käepärasem oleks, neid asju ilmselgelt ei ole võimalik teha, et neid oleks juba ammu tehtud ja eks lõpuks, mis me nii-öelda siis rallieelsel testil teha saame, on pigem fine tuning või sellised väga väikesed asjad, et ega midagi suurt ei õnnestu hetkel teha. Et eelmine aasta oli päris teistsugune lugu, et eks olidki uued autod ja esimest korda kiirel teel ja nii edasi, aga see aasta juba kõik teavad, kus nad on ja ütleme, et elu on vahepeal edasi läinud. Ott, ma küsin MM-punktitabeli kohta ka, et seal on Rovanpera edu nüüd 55 punkti Elvin Evansis, sina oled 4. Mida see punktitabel ütleb? See võib-olla on väga halb küsimus, väga loll küsimus, aga et kas on mingisugune realistlik mõte üldse mõelda veel sellest, et MM-tiitlile konkureerida? Ma ei oska öelda, eks punktitabel on väga lihtne ja numbrid räägivad enda eest. Kui palju spordimehe süda ja hing tahaks veel seda võimalust saada, et sõita MM-rallit Eestis ja võidu peale? Eks seda aega näitab, kas see võimalus tekib kunagi uuesti või mitte. Et see nii-öelda kõik need asjad sõltuvad erinevatest nüanssidest. Aga kui seda võimalust ei tekiks, siis see oleks kurb? Eesti rallifänni jaoks kindlasti kurb. Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista 50 aastat Värska originaali. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.